Tere! Eesti ettevõtlike noortekoda, Seissia ja Toompea, veerand sajandit tegutsemist. Mina olen Kaido Irval, Seissia ja Toompea 2004 aasta president ja mul on siin külas kaks varasemat Seissia ja Toompea presidenti, Inga Sule ja Ülle Kuningas. Inga, sina olid president aastal 1997. Mis on meeles ja mida tehti? Sellest aastast on juba päris palju aega mööda läinud ja aus vastus on, et ega ma päris täpselt enam ei mäleta, mis aastal toimus. Üks eredamaid hetki on pulmapidu Pirgu mõisas. Meil olid Rüübo ja Õiela, selline tore armas paar, kes siis õnnelikult leivad ühte kappi pani ja see oli üks väga äge pidu, et tohutult oli külalisi üle kogu Eesti koja ja see oli selline rõõmus ja äge ettevõtmine. Ja tol ajal olid meil päris tugevad traditsioonid, igal suvel oli meil üks saarematk alati plaanis. Kui mu mälu ei peta, see võis olla tol suvel Piirissaare ja minu meelest Ülle aastal oli Prangli. Ja sügiseti tegime me siis kuskil oktoobrikuus Olavi Tammemäe eest vedamisel ägedaid sügismatku siis sügisesse Eesti loodusesse, et need olid toredad ajad. Ja mida iganes me sellel 97. aastal ka tegime, me tegime seda hästi, sest sel aastal oli Toompea koda Eesti parim koda. Suurepärane. Siit lähme kohe 2 aastat edasi. Et Ülle Kuningas, sina olid Toompea koja president aastal 1999. Et kuidas oli sinu presidendi aasta ja koja aasta? Et mis on meeles, mis oli see äge, mis nüüd pea 20 aastat hiljemgi teeb tuju heaks ja meele ärevaks? Minu ajal siis oli nii, et enne mind oli Valgus, Valgus president. Ja tegelikult juhtubki alati nii, et kui sa oled ise president, siis sa delegeerid ja sa oled see koja nägu ja sa pead hästi palju igal pool ringi käima teiste kodade üritustel. Ja siis sul ei ole alati meeles, mis nüüd just tehti, aga kuna ma olin Valguse ajal olin asepresident, siis ma mäletan seda väga hästi, et siis see korraldus oli kõik minu kaelas. Sest esiteks see oli Tartus ja teiseks siis ma olin asepresident ja me tegime sellel aastal küll, siis tegime üle-eestilist konverentsi. See on mul meeles. See oli vist, kas oli Laulasmaa või Lohusalu? Lohusalus. See oli Lohusalus ja see oli üks, minu jaoks küll üks esimene üritus, kus oli 100 inimest koos ja sa pidid seda 2 päeva siis sisustama ära, küll koolitused, küll peod. Ja siis minu eriline tähelepanu, kui me seal jagasime oma ülesandeid, siis minul oli esimene õhtu see welcome party ja pärast selgus, et see welcome party me tegime seda Tiiumägiga koos ja mille see Tiiumägi on meil üldse väga olnud selline, minu arust see oli see, mis meie peod tegi just selliseks, nagu nad olid ja teised kojad lausa uksest aknast trügisid meie pidudele, sest need olid ägedad. Ja siis see esimene õht oli lood Viinimetsades, see on mul meeles. Kas see suur konverents oli Toompea koja aastakonverents või see oli üle-eestiline? See oli üle-eestiline, me tegime üle-eestilist konverentsi siis. Ja see oli minu, praktiliselt siis langes ikkagi asepresidentide õlgadele. Enne oli hea delegeerija, võiks nii öelda. Aga siis minu aastal, mis üldse sellel ajal juhtus, oli see, et koja liikmed, meil oli alguses oli väga jama koja liikmetega. Me olime hädas sellega ja siis ei olnud seda aega, et me riputame Facebooki kuulutuse, et me oleme ägedad, on ju. Tahtsin nüüd küsida, kuidas oli kommunikatsioon? Kommunikatsioon oli olematu. See käis faksiga. Faksi teel saatsite? Ja faksi teel me saatsime igasuguseid pabereid, sellepärast, et hea küll osadel inimestel olid juba arvutid. Sa said selle arvutis tehtud, aga internetti polnud. 99 vist juba oli, et see oli, ega siis kõigil ei olnud, on ju. See oli siis valitutel. Et ütleme nii, et siis see hakkas, aga enne seda me saatsime faksidega neid memosid ja kõik see käiski, ütleme, klikkiaeg oli. Aga inimesed oli juurde vaja. Kõik, kes olid alustanud, nad olid juba väsinud, osad olid kadunud juba, kuna see rahvas oli üle Eesti laiali.
ja minu ajal, ma ütlen, et see protsess hakkas juba Inga ajal pihta, inimesi ei ole, kuskilt on vaja ja siis me hakkasime kutsuma neid inimesi, kõiki oma sõbrannasid ja siis oli probleem, et miks nii palju naisi tuleb järsku, kus on mehed, siis hakkas ka mehi tulema ja aga siis see moment hakkas see koda kasvama ja tulid sellised värvikad tegelased nagu Küllike tuli, siis tuli Elmo vist oli juba... Elmo tuli ka juba siis tema ajal ja kõigepealt tuli Marju ja Marju kaudu tuli Elmo. Ja Elmo nõudis, et mis asja, et müüge see koja idee mulle maha, et mida te teete siin ainult mingisuguseid pidusid, olgu need koolitused. Et isiklik areng ja mis tahes on ju areng ja ühiskonnale suunatud projektid ja võt me pidime seda siis hakkasid need nagu muutuma ja meil oli igasugust projekte siis. Jah, hakkas tulema. Tulid noored juurde ja hakkas tulema. See oli see siuke murranguline aeg oli tegelikult see, et... Kuidas oli 2 aastat varem, 97? Et sa ütlesid, Inga, et midagi kindlasti tegite asju hästi, sest tunnustati ju Toompea koda Eesti koja parima tiitliga, parim koda. Et... Kuidas kommunikatsioon, kui suur oli juhatus üldse, et meeskond ja see juhtimine? Ma pean tulema selle kommunikatsiooni juurde ikka tagasi, et see oli tollal ikka absoluutselt midagi muud kui praegu. Et praegused noored ei kujuta seda ilmselt üldse ette, et kõik on nüüd telefoniga ja nii nagu Ülle ütles, faksiga. Eks? Ja 96. aastal oli president Andres Uuetoa ja mina olin siis sel aastal sekretär. Ja see oli, ütleme, et üks selliseid tõsisemaid ameteid selles mõttes, et sul pidi olema julgus võtta toru, iga kell helistada, ükskõik kellele, öelda, anda see info edasi. See oli selline tõsine aasta selles mõttes, et sa said kõigiga, kes meil vähegi seal liikusid ja toimetasid väga palju tuttavamaks. Ja kuna täpselt nagu Ülle rääkis, et polnud lihtsalt inimesi võtta, siis kui tuli see 97. aasta, siis meil polnud isegi presidendikandidaati. No ei olnud. Ja siis kõige nõrgem lüli, kelleks osutasin mina, eks ju, lihtsalt oli see president ja nii oli päriselt ka. Ja mingist väga suurest meeskonnast tol hetkel ei saagi rääkida sellepärast, et tuligi see asi võtta kuidagi oma õlgadele, õplukestele ja vedada see asi ära 1 aasta. Ja kui sa asja südamega võtad, siis tuleb välja ikka, kus sa pääsed. Ja siis järgmine aasta oli juba 2 kandidaati, oli Valgus ja mina muideks. Ja Valgus võitis, sai presidendiks. Ja siis järgmine aasta olin siis mina president. Aga ikkagi sekretäriga oli raskusi. Ma mäletan, et ma tegin samamoodi sekretäri tööd. See oli päris karm, et ikka surve oli suur. Ja ma mäletan, et kui ma olin siis president ära olnud, nii nagu Ülle rääkis, et tegelikult see tähendas ju seda, et sa käisid peaaegu kõikide kodade üritustel, tegid kõik asjad kaasa. Ma mäletan, Viljandi kojas oli veel üks mingisugune selline ettevõtmine, kus oli vaja jahipüssiga seal liikuvat märklauda tabada ja siis, aga naisi oli tol ajal presidentideks väga vähe. Ja kõik mehed, kes seal ümberringi siis olid, püüdsid naeratust varjata ja siis, kui sellele seale pihta sain, siis muutusid ka mehed tunduvalt sirgeselgsemateks. Nalja oli palju. Et tahtsin seda öelda, et peale seda presidenti aastat oli ikkagi õhm oli täitsa välja, täitsa hingeldasin tükk aega. Jube koormus oli küll. Koja aasta, see on 1 aasta. Et üks võimalus, 1 aasta, kas luua seda muutust, 1 aasta saada seda suurepärast kogemust. Et kas on meelest ka midagi sellist, mis tuli see õppetund? Ei taha öelda, et nagu ämber, aga et näiteks õppetund tulevastele põlvedele. Et oli küll nii, taustsüsteemid on muutunud, aga võt oli hea koht. See sama asi, millest just rääkisime, et õppetund oli see, et ei tohi ennast niimoodi ära kurnata. Et tegelikult kojas on ju rahvast palju, säras ilmselt toredaid energiilisi, et tuleb julgeda delegeerida. Et see vist on Eesti inimese suur häda üleüldse, et see delegeerimine tuleb kuidagi raskelt. Et seda tasub küll harjutada, kui mitte varem siis sel aastal kohe raudselt. Seda küll. Ülle? Jah. Mina seda ei mäleta, et ma oleks väga väsinud olnud. Ju ma siis juba delegeerisin. Et see ei olnud nii suur probleem minu jaoks.
nojah, meil oli, minu ajal oli just see, et kust saada neid liikmeid, et see noh, et ei kuiva kokku koda on ju, et see oli nagu see, et ja kui see noor tuleb, et nad tulid küll ja vot seal on see veakoht, et ta tuleb, ta on seal ühel üritusel ja kui sa ei pane teda tähele, kui sa temaga ei tegele selle noorega, kes tuleb ja särasilmi tuleb, on ju, teda kuhugi ei rakenda midagi, mingisuguse projekti, siis ta kaob ära. Väga hea, aga kuidas praegu läheb? Millega praegu tegelete? Inga? Mina läksin peaaegu nüüd 3 aastat tagasi maale elama. Keerasin Tallinnale, ma arvan, et lõplikult selja ja läksin maale elama. Et elangi vanas talumajas, olen taluperenaine. Mul on koer, nööp ja kass, trukk. Miks sellised naljakad nimed? Sellepärast, et mul on endal selline taust, et ma olen rõivaste konstruktor ja tehnoloog ja õmblemisega eluaeg tegelenud. Ja nüüd on mul siis nööp ja trukk ja elan metsa sees ja olen tohutult rahul, et ma arvan, et see on mu elu üks õigemaid otsuseid maale elama minna. Väga hea. Ja tegelen jätkuvalt ikka oma õmblemisega. Täiskasvanud inimestele korraldan õlimaaliõhtuid. Nii et ma alustasin sellega juba 4 aastat tagasi Tallinnas, et mul on oma fännklubi siin Tallinnas, kes käivad mul talus maalimas ja siis kohalike seast on mul ka seal oma maalirühm. Väga hea. Aitäh, Inga. Ülle, kuidas sinul läheb? Millega praegu tegeled? Ja samamoodi elan maal praegu. Kuigi mina võiks öelda, et ma elan 2 kohas ikkagi Tallinnas ja teiseks siis Padisel Kallaste turismitalus. Ja tegelen siis aktiivselt turismiga Padisel. Ja alustasin väga väikse turismitalukesega, praktiliselt 3 majutusruumi, väike saal, nüüd on sellest turismitalust kasvab iga aasta. On tekkinud suur suvesaal, on suur kaljulava, korraldame suvel kontserte, kõiksugu väliüritusi ja kui alguses käisid niisugused väiksed firmad mul seal, 20 inimest oli juba palju, siis nüüd on ikka sellised sajased grupid ja suvepäevad ja mis tahes üritused. Ja et sellega ma tegelen. Aga mind ikkagi päris sinna maale keegi ei meelita ja ära et ma armastan ikkagi Tallinnat. Ja sellepärast ma siis elangi nimisi pool aastat maal ja pool aastat Tallinnas. Ja. Selge, väga hea. Kui on võimalus anda tulevastele põlvedele sõnum edasi, mis oleks see üks asi, mõelge korra, et üks asi, mis siin ja praegu jagaks, et annan mõlemale teile sõna, et näiteks tulevased ja praegused Jessicad, et me rääkisime kommunikatsioonist, me rääkisime delegeerimisest, et mis on see? Ja. Inga? Ma arvan, et põhiline on olla hästi julge. On olla julge, olla hakkaja, teha, proovida, lihtsalt saada see kogemus, et see on tõesti tähtis, et mida me siin elus siis ikka teeme, ikka kogeme ja katsume targemaks ja tugevamaks saada. Et kaotada jälle tõesti midagi. Tegutsege, noored. Aitäh. Ülle? Ja, julge, aktiivne selles suhtes, et kui sa juba siia kotta tuled, et siis ära ole pealtvaataja. Katsu teha kaasa, katsu olla juht. Et siis sa saad sealt kojast ka midagi. On ju. Et kui sa jääd selliseks pealtvaatajaks, et siis oli kah, on ju, et siis ei olegi midagi pärast mäletada, aga siis ise kogeda seda teed. Siis on ikka lahe küll, jah. Väga hea. Aitäh. Jessi ja Toompea. Veerand sajandit. Meil on aktiivsed liikmed. On 2 varianti. Kas sa oled pealtvaataja või sa oled aktiivne ja koged. Nii nagu me sellest vestlusest ka kuulsime, siis võimalusi on palju. Aga suured tänud tulemast ja mõlemale väike lill ka. Et Inga, sulle palun. Suur tänu. Ja Ülle, aitäh. Ja kohtume juba järgmistel üritustel. Aitäh. Sünnipäeval.